Otepää tundub pealtnäha vaikne ja turvaline linnake, kuid siiski tuleb siingi ette teravaid olukordi. Mõnda neist meenutavad meile kohalikud elanikud. See oli nii ammu, üks inimene tapeti ära. Ja siis pärast tuli välja, et oli metsaärimees ja politseiga asjasse segatud. See täpselt lõppkokkuvõttes ole kõrjutum teada seal. Kuid siiski ei ole kõik nii muserdav ning härra rääkis meile kentsaka loo toolide vargusest. Siin oli see Otipubi tooli vargus, kus 2 politseinikud varastasid tooli ära. Reede hilisõhtul jahmatas laagrilisi vahejuhtum, mis pani nii mõndagi neist mõtlema, kas laagris on turvaline olla. Toimunust rääkis meile laagriline Gregor. Ma paljut ei tea, nii palju kui ma kuulnud olen, olid siin mingid poisid, kas siis Otepää gümnaasiumist endast, käisid siin majas sees, tegid mingit pahandust, WC-des, midagi oli autoga mingi probleem. Ja siis ma nägin ka neid kella 1 paiku või 12 paiku, nägin mingite tokkidega majja sisenemas või maja poole vehkimas. Ei saanudki teada väga, et kuidas seal reageeriti, sest ma kuulsin täna hommikul alles, et politsei kutsuti, aga politsei tulnud kohale õigeaegselt, et ta tükk aega, kui ta tuli kohale, siis ei tehtud, politsei ei teinud midagi vist. Nii palju, kui mina olen kuulnud, saadi üks isik, kes on siit samast Otepealt pärit, saadi king kätte ja see teised isikud on siis Otepealt väljaspool elavad kuskil. Autole ei põhjustatud mingit kahjut, nagu ma aru sain, et see nii palju, kui ma isegi kuulsin, oli, et kuusevokstega peksti autot. Et ma ei usu, et see mingit kahjut oli. Ma usun, et sellist asja ei saa vältida, kuna see on vaba maa ja igaüks võib kõndida, kus ta tahab. Et kui inimene kõnniks siin koolihoovis praegu ja me ei saa talle öelda, et seda ära minema, et äkki te teete midagi meile halba. Aga kooli sisenemisega, võiks olla muidugi see, et uksed on lukus. Et on need kindlad uksed lahti, kus käivad meie, et see teisi uks on lahti. Ja siis me teame, et sealt kaudu jäävad enda inimesed. Aga küllap need Otepää poisid teadsid, kus sisse tulla ja kus sisse saada ja sealt nad tulid ja siis nad tegid pahandust. Samuti rääkisime vahejuhtumist meedialaagri ühe korraldaja Margiga, kes kirjeldas meile toimunut. Mida mina tean täpselt, et siin olid mingisugused tüübid, kes jooksid mööda seda koridori ringi ja paugutasid uksi. Siis mina tulin välja ja vaatasin, kes need süksed on. Ja nemad olid seal taga selle ukse peal ja karsisid mulle igasugused koledaid sõnu. Aga ma ei pööranud üldse tähelepanu, ma küsisin, et kes te olete. Ja siis tuli mulle juba Henrik vastu, mis Henrik, Otto oli veel. Kus ütles, et ma olen tegelenud, läks kangelasena siis nendega võitlema ja ajas minema. Vaatamata üksikutele intsidentidele, millest nii mõnedki on tähelepanu pälvinud, arvavad kohalikud linnaelanikud, et Otepää on siiski nende jaoks õige paik elamiseks. Are done, keeping it on till the day stays strong, rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase